et kas Joonas Riismaa koht EM-ile sõitvas koondises 12 mehe seas on kindel? No seal hakkab väga palju nüansid mängima, aga vaadates, milline on meie olukord tagaliinis, siis praegu tundub, et temasugune universaal võiks sinna sobida küll. Okei, ta ei ole mängujuht, ta ei ole selline, ütleme, rünnakut ülesehitaja, nagu meil võib-olla vaja oleks, aga neid on nagu nii meil koondises vähe. Ja ütleme nii, et Eiko Rannul, Indrek Reinbocki ja selle tiimi nagu see, ütleme, üks tugevus on see, et sul ei olegi vaja sellist klassikalist mängujuhti, vaid sa saad ehitada rünnakuga teistmoodi üles kiirete üleminekutega, mõnikord veel isegi pikad palli üle tuua, et ma arvan, et seal tagaliinis on päris hea võimalus Riismaal sisse mahtuda. Ja kõva kaitse teatavasti Rannulalle ju meeldib. Absoluutselt jah, et seal saab panna päris selliseid kaitseviisikuid peale, millega, ma ei tea, isegi serblastel võib tekkida suuri probleeme. Seda me nüüd hakkame augustis vaatama. Salvestame, palun salvestame selle väikse repliigi ja vaatame siis uuesti, et kui on -30 Serbiaga, siis mis võib ka juhtuda. Ja võib juhtuda.